Tere! Olen Urve Jõgi ja tutvustan viktoriinide loomiseks mõeldud programmi XATQuiz. Kõigepealt tuleb see programm endale veebist alla laadida aadressilt www.xatquiz.com ja kui see programm siis enda arvutis avada, on ekraanipilt selline. Klõpsame siin OK ja selleks, et koostama hakata uut viktoriini, valime siin esimese valiku. Nüüd sisestan oma loodavale viktoriinile pealkirja, näiteks loomad. Seejärel panen kirja enda nime kui selle viktoriini looja ja edasi saan ma teha valiku, kas viktoriin on klassikaline, lasteaialastele mõeldud või õpilastele mõeldud. Siit saan ma valida ka taustapildi oma viktoriinile. Valides sobiva tausta välja, saan ma selle lisada. Ja nüüd, kui taust valitud, võin asuda sisestama küsimusi. Panen kirja esimese küsimuse, mis sobib Siilile õhtusöögiks. Ja edasi tuleb kirja panna ka vastused. Esimene variant peaks olema siis õige vastus ning järgmised 3 valed vastused. Paneme siia valede vastustena õun, orav ja näiteks või lillelehed. Nüüd on esimene küsimus valmis ja selleks, et liikuda järgmise küsimuse koostamise juurde, peaksin ma tegema valiku siin. Mina praegu rohkem küsimusi ei koosta ja lõpetan viktoriini koostamise. Nüüd avanevad mulle valikud, mida ma tahan teha oma loodud viktoriiniga. Kas laadida ta üles veebi, salvestada DVD-le või muuta teda veel. Mina valin hetkel muutmise. Nüüd on näha ka juba see taustapilt, mille ma ennist valisin. Ja siin vasakul servas, kui ma klõpsan esimesel slaidil, siis siin on näha juba viktoriinile pandud pealkiri, minu nimi, aga minu nime ees on siin ingliskeelne eessõna, millest ma tahaks lahti saada. Selleks ma klõpsan tekstil ja siin avanenud tekstiboksis saan ma seda teksti muuta. Tahan ka siin teksti ära vahetada ja ka siin muutsin siis teksti eestikeelseks. Nüüd, kui selle slaidiga on kõik korras, liigun järgmisele slaidile. Nüüd ma tahaksin sellele slaidile juurde tuua ka pildi ja selleks valin siit ülevalt siis pildi lisamise võimaluse. Nüüd selles avanenud kastikeses jälle klõpsan tekstil. Otsin pildi välja enda arvutist. Ja nüüd on see pilt siin ekraanil, aga praegu ta on veel natukene liiga suur ja katab teksti. Nii et ma tahaksin teha tema väiksemaks ja paigutada slaidil nii, et ta siia sobiks. Niimoodi peaksin ma toimima kõikide slaididega, vaatama nad üle, vajadusel muutma paigutust ja seejärel on mul võimalus taas kas see viktoriin laadida üles veebi, salvestada ta DVD-le või salvestada enda arvutisse. Jõudu proovimiseks!